Järgmine esineja, Priit Raudkivi, on Tallinna Ülikooli vanemteadur. Ta on pidanud erinevaid loengukursusi Tartu Ülikoolis, kunagises Eesti Humanitaarinstituudis ja jätkuvalt siis teeb seda Tallinna Ülikoolis. Ja tema ettekande teema poeetilise pealkirjaga Kui Vaarao oli uputatud. Mõned mõtted liivimaalaste identiteedist. Palun, ole hea. Hirmus tore on täna siin olla, sellepärast, et on nagu niisugune vabade mõtete klubi, et sellel ajal, kui ise sai alustatud teadustööga, siis kehtisid niisugused ranged akadeemilised reeglid, mis ei lubanud teinekord ei seda ega teist ega kolmandat, sa pidid olema justkui niisuguses ranges raamistuses, me ei tohtinud kõrvaldistsipliinide tulemusi kaasata. Nüüd ma näen, et see asi on läinud hoopis teist rada, selles mõttes on vabam, kõikidel on vabad käed tegelikult, kas põimida oma uurimusse sotsiaalteadusi või põimida sinna mingisuguse muud teavet juurde. Ja selles mõttes on väga tore. Aga nendel põimingutel on ka omaette ohud, millele ma üritan tähelepanu ka juhtida selles mõttes, et tänapäeval on nii palju kõikvõimalikke sotsiaalteooriaid, mille rakendamine ka ajaloo uurimisel on üsna, kuidas ma nüüd ütleksin, üsna ohtlik. Sellepärast, et kui nüüd igasugusest väikesest priuksust, mis kuskil Prantsusmaalt või mujalt ilmast tuleb, sellest nagu hoogsalt kinni võtta, siis kaob meil jalgealune sootuks ära ja siis me ei oska ka ise oma identiteediga midagi enam peale hakata. Need tendentsid on ühiskonnas väga selgesti näha. Nii et ma arvan, et ajaloolane peab vaatama sotsiaalteaduste poole, peab oskama kasutada sotsiaalteaduste instrumentaariumi, aga seal tuleb olla ettevaatlik ja mitte hakata tegema mingisugust matkimistööd või siis proovima mingisuguse sellise kummalise priukstatuse peale siis kogu oma uurimismaterjali nagu läbi mängida. Nii et sotsiaalteadustest tuleb ikka ajaloolasel ja on lausa kohustatud ajaloolane neid teadma, neid tundma, seda materjali kasutama kriitiliselt paljusid sotsiaalteaduste tulemusi ja nii on ka siis minu ettekanne täna natukene seotud sotsiaalteaduste tulemuste rakendamisega. Selle 20 minutiga, mille peale ma olen timminud oma tänase ettekande, ma ei jõua paljuski ära rääkida seda, mis mul tegelikult nagu südamel on. Ma arvan, et kui võtaksime selle minu kunagise lemmikkonteksti, milleks on siis Vana Liivimaa, selle ülesehitus ja selle funktsioneerimine, kui katsuks kuidagi kokku selle võtta sellises formaadis, kus oleksid südamelt ära räägitud need asjad, millest tegelikult seal rääkida nagu tasub ja kus kõik need omavahelised seosed oleksid välja toonud, siis ma arvan, paar tundi kuluks selleks ikka. Aga kuivõrd aeg on limiteeritud ja nüüd ma olen isegi juba 3 minutit rääkinud tegelikult tühja juttu, nii et mingem siis asja juurde. Ma kõigepealt ütlen seda, et ma ei suuda pakkuda mitte mingisugust sensatsioonilist materjali täna. Ja pigem on minu ülesandeks, võib-olla on võtnud enda ülesandeks mõningaid aspekte siin teile jagada, või teiega jagada, mis puudutavad siis seda Vana Liivimaa põhiolemust. Tegelikult algselt oli kavandatud ju kogu konverents sellisel kombel, et siin räägitakse just nimelt sellest üleminekust nii-öelda vanalt uuele. Mina lähen natukene kaugemale, sest teisiti ma lihtsalt ei saa. Aga siingi on väga palju huvitavat materjali mõtteainet ja ma arvan, et noorematele inimestele seda müttamist Vana Liivimaa problemaatika jagub oi kui palju. Ma olen teinekord võrrelnud seda Vana Liivimaad või siis Eesti-Läti keskaega kulinaarsetes terminites, et see on just nagu selline kihiline kook, mis paistab väga ahvatlev pealt ja kui sa hakkad seda siis sööma, siis sa äkitselt leiad, et seal on nii palju erinevaid kihte, tulevad hoopis
kummalised, teinekord ka võib-olla ebameeldivad maitseelamused sulle keelele ja siis ka siis meelele, nii et ta on niisugune komplitseeritud nähtus, äärmiselt komplitseeritud nähtus minu arvates ja just ma arvan, et mõningate sotsiaalteaduste kategooriate kasutamine analüütilise instrumendina on nagu selle lahti mõtestamisel kasulik. Nagu öeldud, ma suudan ainult väikesi kriipeid täna pakkuda. Kui tohib, siis ma istun, sest silm on tents. Nii, kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et see ettekande pealkiri, see Varro uputamisest, see on muidugi niisugune puhas propagandistlik metafoor. Ja no, Henriku kroonika on ilmselt ju kirjutatud, see on lihtsalt niisugune propagandistlik töö ja Henrikul oli vaja oma lugu tellijate huvides viia mingisuguse finaalse või õigemini siis võiduka lõpuni. Siis Tarapihta välja visatud, Varro uputatud. Ja tegelikult on see uputamine ja Tarapihta välja viskamine ainult üks niisugune pisikene osa kõigest sellest teest, mis viis niisuguse nähtuse formeerumise või kujunemisele, nagu me seda tavatseme Vana-Liivimaaks kutsuda. Tahan öelda seda, et Liivimaa meisterdamine nii-öelda, see on väga mitmeetapiline protsess ning keeruline on isegi öelda, kuhu võiksime tõmmata siis õieti selle joone, et saaksime lõpuks öelda, et nüüd on see konstruktsioon valmis, enam see ei muutu ja selle konstruktsiooni sees peaks siis hakkama otsima ka niisugusi üldinimlikke ja ühiskondlikke asju, nagu seda võiks kutsuda siis iga sootsiumi identiteediks, seega siis Liivimaa identiteediks ka. Mõista identiteet iseenesest on niisugune üsna selge asi meile kõikidele ja tegelikult see märgistab inimese arusaama oma kuuluvusest mingisugusesse kollektiivi, mingisugusesse inimeste ühendustesse ja kahtlemata see identiteet või see kuulumine inimühendustesse, see avaldab mõju ka inimesele üldisele maailmakäsitlusele, sealhulgas ka sellele, mida me siis kas sellele, kuidas ta üldse maailma nagu näeb. See on väga komplitseeritud asi, sotsiaalteadlased on seda lahanud õige mitmed pidi, võtnud komponentideks lahti. Ma olen lähtunud siin kahest niisuguseks põhilisest arusaamast identiteediks, mida nimetatakse üks on paks identiteet ja teine, see on selline identiteet, mis tugineb kultuurile ja traditsioonile, see on pikamajalise arengu vili ning ammutab jõudu tegelikult oma niisugustest kogukondlikest pikkadest suhetest. Ja paks identiteet on selline, mis kehnestab ka norme, mis on mis on jätkusuutlikud ja millele saavad järgnevad generatsioonid või ühiskonnaliikmed siis toetuda. Ja õhuke identiteet on siis selle vastand, see on selline ennekõike selline utilitaarne ning muutuva iseloomuga nähtus. See võib muutuda, see võib teiseneda, aga see ei ole selline nagu jätkusuutlik või järjepidev nähtus. No kuidas nüüd õieti siis konstrueerida või uurida, mis asi see võiks olla liivimaalaste identiteet, selle sootsiumi identiteet, kes siin 13. sajandil hakkas siis kujunema ja vedas ennast Liivisõja alguseni välja. Kahtlemata on igasugune identiteediloome seotud ühiskondliku eluga. Aga ühiskondlik elu, selle korraldamine jätkusuutlikuks see on mitme ühiskondliku võimu komponendi kokkumäng. Mina olen suurt vaimustust tundnud neoviberiaanlikust maailmakäsitlusest või ühiskonnakäsitlusest, mille üks klassikaline ja väga viljakas esindaja on tänapäeval Michael Mann. Tema on jaganud iga ühiskonna neljaks võimuelemendiks. Kõigepealt on ideoloogiline, see, mis dikteerib nagu kõige üldisemaid arusaamu maailmas, siis on poliitiline, majanduslik ja sõjaline. Ja selline jaotus minu arvates on ühiskonna toimimise mõtestamisel ratsionaalne, see annab mingidki pidepunktid ühiskonna elu mõistmiseks. Üldaktsepteeritud seisukohaks on ka see, et nimetatud 4 võimuelemendi haldamine tsentrist
ühiskondliku korra korrastamine nii-öelda keskvõimu haarde ja kontrolli all oleval territooriumil annab võimaluse meil üldse rääkida niisugusest nähtusest, nagu seda nimetatakse riigiks. Sellest Anti Selart sellest riigi asjast siin natukene juba rääkis. Nii et tegelikult on siis riigi all saame mõista ühte niisugust nähtust, kus keskvõimul on võimalik korraldada korraga, toimetada 4 võimu elemendi koostöös sellel territooriumis siis. Aga keskvõimuga riigile omistatakse veel üks omadus, mis on ülioluline iga nähtuse puhul, mis pretendeerib riigile. Nimelt riigile omistatakse võime sättida ja korraldada riiki sellisel kombel, mida me isegi nimetame võib-olla riigi enese reguleerimise võimeks. Nii et see tsenter hakkab siis asju korraldama ja üheks riigivõimu eesmärgiks on ju ka elunormide kehtestamine ja käitumisnormide ühtlustamine. Et siis nagu ühel territooriumil oleks nagu võimalus ühtse identiteedi, riikliku identiteedi kujunemiseks. Ja pikemas perspektiivis on riigivõimul siis võime kujundada identiteeti. Seega siis luuakse eeldused nagu selle paksu identiteedi kujundamiseks ja sellise analüütilise vahendina on seesugune ühiskonna üle arutamine, see on tore sotsiaalteaduslik mõttemäng. Seda annab teha tänapäeva ühiskonna kohta, seda annab teha ka mineviku kohta. Häda on aga selles, et kui me vaatame neid mineviku ühiskondi ja seda, mida me siis ajalooks nimetame, et siin on alati tähtis ajafaktor. No, tuntud ajaloolane Fernand Braudel ütles väga tabavalt kunagi, et aeg on alati ajaloo uurimisel selline nähtus, mis alati kleepub uurija külge ja ta ei saa sellest lahti. Sellepärast, et aeg tähendab seda, et asjad järjest nagu muutuvad ja sellega rõhutas Braudel muidugi seda, et kogu minevikku tuleks käsitleda historistlikult, see on siis ajaloolises arengus. Ja minu ettekande kontekstis tähendab see ennekõike mõningast arutelu selle probleemi üle, kui võimalik oli üldse millegi seesuguse kujunemiseks, nagu mida võime nimetada Liivimaa või liivimaalaste identiteediks. Et 12. sajandi lõpp tõi endaga kaasa siinsetes kohalikes ühiskondades ideoloogilise võimu, uue ideoloogilise võimu ehk kristluse impordi, see on täiesti selge. Milline oli kristluse retseptsioon enne seda, kui laialt oli see levinud ja juurdunud varem, selle kohta on käibel väga erinevaid seisukohti. Niisamuti on palju vaieldavat selles küsimuses, miks ikkagi Kristus tuli. Võime piirduda ju ka selle väitega, nagu vanema generatsiooni ajaloolased on seda teinud, et igavesti ei saanud see Läänemere idakallas jääda ju paganlikuks. Kuid läbilõhki vägivaldseks seda protsessi siiski ka pidada oleks vast liialdus. Siin pidid ometigi olema valmis mingisugune pinnas, et seda vastu võtta, sest ma ei kujuta ette Kristuse sissetoomist 100% vägivallaga. Kui see oleks toimunud ainult ristisõdade toel, siis oleks kohalike näol olnud tegemist ju tegelikult täiesti saamatu seltskonnaga. Aga kui me vaatame seda hulka ristisõdijaid, kes siia siis tulid või kes seda hakkasid tegema, seda Kristuse sissetoomist, no neid ei olnud just nii palju selle massi ees, kes siis ootasid pisarsilmil, millal lõpuks see Kristus hakkas nende üle laotama. Nii et siin peavad olema mingisugused sellised puhvrid, et seda Kristust vastu võtta, aga mina ei oska seda täpsemalt seletada. Faktiks jääb ometiks see, et läbi Kristuse sissetoomise said kohalikud ühiskond, see on siis konstitueerub Liivimaa ühiskond, seotuks õhtumaise kultuuriga ja sellele omaste võimustruktuuridega. Aga kristliku võimkonna kehtestamisel on kujunema Liivimaa osas väga suuri erinevusi. Siinkohal ei hakka ma visendama seda, mis toimus esimese Taani võimu ajal alates 1219. aastast. Ma tean, et selle kohta on praegu käimas üks suur projekt. Ma loodan, et projekti liikmed suudavad selles osas nagu täpsemalt selgust luua, nii et ma ootan seda nagu põlevil silmil.
Nii et ma piirdun siis mõningate tähelepanekutega selle Liivimaa osa kohta, mille tsentriks võiks olla Riia. See on siis nagu liikumine siis lõunast põhja suunas. Nii, igasugune ideoloogia on ometi ühiskondlikus mõttes võimatu, kui seda ei toeta teised sotsiaalse võimu elemendid, nagu näiteks poliitiline ja sõjaline jõud. Need kaks viimast ühiskondliku võimu komponente on üliolulised, et tagada ka majanduselu, ilma milleta ei suuda nad ise ega veel vähem ideoloogiline võim ennast koha peal teostada. Samas jälle on olnud alati nii, et ideoloogilise võimu ümber tiireb alati poliitilisi jõude, kes omavahel konkureerivad ning teostavad ideoloogilise võimu tugevdamise või toestamise sildi all erinevaid, teinekord vägagi vastakaid domineerimisstrateegiaid või domineerimistaktikaid. Kuid ka ideoloogiline võim, see võimu, see, kes kiirgab võimu ja produtseerib võimu, see tsenter võib, ideoloogilise võimu tsenter võib autoriteedi rollis olles üritada erinevate vahenditega kärpida poliitilise võimu tiibu. Juhul, kui nende lend, kas või siin kohapeal Liivimaal, eks ole, näib natuke liiga ambitsioonikas ja kätkeb ennast ohtu väljuda näiteks poliitilise elu, poliitilist võimu silmas pidades ka kontrolli alt. Nii et eelnevalt öeldus ei ole õigupoolest midagi erilist, sest elu lihtsalt on kogu aeg meie ümber selline, et ideoloogilise võimu tsenter võib küll tahta head ja ühel kaunil hetkel avastab, et midagi on viltu ja see on lihtsalt eluseadus selline. Ja milleks sellest kõigest rääkida? Ma arvan, et mul on niisugune tunne, et Liivimaa kujunemisloos on ridamisi väga tähtsaid sündmusi või lausa pöördelise tähtsusega sündmusi, mis tegi nii-öelda paksu kohaliku identiteedi kujunemise ülimalt küsitavaks. Ja need on siis nagu need sündmused, milleni Hendrik loomulikult, eks ole, enam ei ulatu, aga need on nagu täiesti uued etapilise tähtsusega sündmused. Mina pean isiklikult väga oluliseks, kui me vaatame siis seda Kristuse ja nende struktuuride kujunemist, ühte protsessi, mis vältas 1246. kuni 1251. aastani. Selle protsessi keskmes on peapiiskoppana moodustamine nii Preisi kui Liivimaa tarvis. Siin tuleb rõhutada just seda, et selle uue peapiiskoppana moodustamine tõmbas lõplikult kriipsu peale sellele protsessile, mida me Hendrikust ju teame, see on siis Meinhard, Berchart ja Alberti poolt aluse pandud piiskoplikule võimutraditsioonile, et täiesti uus algus. Ja Riia sai peapiiskonna keskuseks ainult ju tänu sellele, et Saksa ordu tegi meeleheitlikke pingutusi saamaks see võimukeskus kujunevast Preisimaast võimalikult kaugele. Ordu lihtsalt ei saanud endale lubada seda, et paavsti dikteeritud tingimustel resideeruks peapiiskop vahetult Preisimaal ja segaks Saksa ordu loovet ja üleshävitavat tööd, kui kasutada nõukogulikku kõnepruuki. Kuulus ju Innocentius IV, kes kõige selle taga oli, kulutas ju Innocentius IV, kes oli kogu selle asjanduse taga, peapiiskopkonna kirikut vaid paavsti kuuriast sõltuvaks. See tähendab seda, et anti võimalikult vähe ruumi ordule nagu sekkuda sellesse mängu, kuigi ordu oleks seda muidugi väga soovinud. Ja põhjus oli, eks ole, lihtne, paavstivõim tahtis kärpida ordu võimusest, tollase paavstivõimu arvates oli ordu liiga keisrimeelne. Nii teoorias kui praktikas tähendas see tegelikult seda, et see paavsti reservatsiooniõigus, et piiskopiks võis saada vaimulik vastavalt Rooma kuuria suvale. No ma räägin siin väga sellistes mustavalgetes kategooriates praegu. Aga nii see oli. Ja sageli polnud nendel, kes sinna pukki sai kirikute etteotsa, olgu see peapiiskop või olgu see Saare Lääne või nii teine piiskop, aimugi, mis asi see Liivimaa on, kuhu nad ülemkarjaseks olid määratud. Ja seesuguste piiskopide toetajate poolt teostatud võim on minu arvates selline väga kummaline nähtus, mis vaid harvadel kordadel nagu puutus jalgadega maad. Enamik Liivimaa kirikupeade identiteet
iseenesest oli Liivimaa identiteet oli selline pinnapealne ja jäi äärmiselt õhukeseks, sest kui üks piiskop suri, tuli uus piiskop, jumal teab, kus koha pealt tema, eks ole, tuli ja jälle just nagu pidi midagi nagu uuesti alustama. Tõsi küll, Tõnis Lukase uurimus Tartu piiskopkonna toomkapiitli koosseisust annab tunnistust, et aegapidi hakkas kõrgvaimulike taastootmine toimuma ka Liivimaa enda pinnalt võrsunud meestest. Kuid need stseenid mängitakse tegelikult maha suuremalt jaolt juba ajal, mil Liivimaa kui omaette struktuuri päike hakkas loojuma. Omaette fenomeniks on kahtlemata siin meie ajaloolises kontekstis omaette fenomeniks on muidugi vennaskondlike sisemiste karakteristikute juures ja ka partnerina teistel Liivimaa sisejõududel on Saksa ordu Liivimaa haru. Millised ordu olemuslikud erijooned on sellised, mis tahuksid siin identiteeti silmas pidades just nimelt rõhutada? Ma arvan, et neid saaks tegelikult terve rea, selleks võiks pidada lausa terve loengu, kuid lähtugem siinkohal neist, mida rõhutasid juba ordu kaasaegsed või ordu traditsiooni mäletajad, mõtestajad vahetult peale seda, kui ordu kadus. Esimene sellistav hinnang pärineb 15. sajandi keskpaigast Preisimaalt, mil linnad ja kujunev aadelkond moodustasid liidu ordu vastu, tituleerides ordut maavõõraks. Sellel tituleeritusel või sellel määrangul on väga suur tähendus minu arvates, sest esiteks viitab see sellele, et ordul ei puudu empaatiast arvestada sisemaaliste partneritega. Teine tõlgendus viitab otseselt sellele, et korporatsioon ei täitnud oma ridu maa sisemiste reservide arvelt. Tartu piiskopkonna puhul ma siis natuke nagu rääkisin, umbes samasugune asi, et kõik need vennad, kes ordusse astusid, olid väljaspool seda kohaliku kultuuri konteksti. Ja sama kehtib väga selgesti ka Liivimaa kohta. 2 teadaolevat orduvisitatsiooni, mis on publitseeritud, näitavad, et kohaliku päritolu rüütelvendade hulk, see on siis Liivimaa enda pinnal sündinud meestest, on sama hästi kui olematu. Seal kuskil oli, kas 41. aasta visitatsioonis oli umbes 200 need üles loetud ja 2 tükki olid Liivimaalt pärit. See on täiesti pisikene ja marginaalne hulk. Ja samal ajal ka Baltasar Russov, eks ole, tema vaatab ju ordule ka oma kroonikas juba nagu retrospektiivis, nimetab neid rüütelvende oma kroonikas kui just nagu omas mullis tegutsenud mehi, kelle eesmärgiks oli ainult äraelamine. See omas mullis, vabandust, on eks ole minu sõnastuses kokkuvõtte Russovi hinnangust. Muidugi olid ka rüütelvendadel oma identiteet, kuid see oli väga kitsas ja ülimalt korporatsiooni keskne. Sülipaadis elamine iseenesest ei lubanud ja ka peret luua, aga pere loomine see on igasuguse traditsiooni, identiteedi jätkamise ja loomise üks aluseid. Ja mis võiks olla veel loomulikum tõesti, kui jätkata identiteedi paksemaks muutmist ühest sugupõlvest teise. Kolleeg Juhan Kreem on ühes oma loos arutanud selle ellu, et kui maavõõrad võisid olla orduvennad 16. sajandil, aga 16. sajand see on juba hoopis teistsugused olud, seal tuleb reformatsioon, tuleb 1000 muud mõjutust juurde. Ja ma arvan, et minu poolt mainitud peaks vähemalt varasema perioodi kohta küll mingil moel paika pidama. See, mis siis käib nagu ordu iseloomustamise kohta. Üks äärmiselt tark ja viljakas saksa sotsioloog Niklas Luhmann, kes rajas süsteemiteooria sotsioloogias, on klassifitseerinud ühiskondlike koosluste käitumisprintsiipe vastavalt nende sisemisele konstrueeritusele ning käitumisprintsiipidele suhtluses oma süsteemist väljaspool olevate struktuuride või ka inimestega. Ja nüüd Luhmannit lugedes avastasin ma, et Luhmanni klassifikatsioonis on kirjeldatud selliste omadustega ühiskondlikke süsteeme, mis sobivad suurepäraselt ordu kirjeldamiseks. No kindlasti on neid veel, aga just nimelt ordu kohta leidsime sellise tabava seletuse.
Nimelt ütleb Luman, et leidub ühiskonnas selliseid ühiskondlikke süsteeme, kes ei ole suutelised muutuma ning suhestuvad teiste süsteemidega vaid rangelt oma maailma asjadest arusaamist pidi. Luman nimetab neid vaid enesele suunatud käitumisega süsteemideks. Ja sellist käitumist ordu juures on ju väga selgesti tunda, kes vähegi natukene meie keskaega tunneb ja neid valusaid etappe Liivimaa ajaloos, seda võimuvõidust ja nii edasi. Ja loomulikult üleliivimaalised domineerimistaotlused iseloomustavad ju ordut läbi kogu tema olemasolu. Ja selle eesmärgi saavutamiseks on olnud kasutusel faktiliselt kõik vahendid, sõjalised, poliitilised, võimalusel ka majanduslikud ja tihtipeale ka üsna niisugune salapoliitika, mitmete piiskopide surmad jäävad meil siiamaani väga häguseks, miks pärast see niimoodi toimus, aga see oli konkureeriv võim ordule. Nii et koostöö ja kompromissid on olnud ordu puhul suheldes teistega ajutised ning lähtunud ikka ja ainult enesekesksest maailmapildist. Aga kui nüüd tagasi korraks piiskopi võimu juurde, mille ma alguses just kui püüdsin ka markeerida, siis nende vaimulike tegevusväli sotsiaalses mõttes oli väga niisugune kitsas. Ja see ei anna võrrelda üldse nüüd kahte omavahel kemplevat võimu, orduvõimu ja piiskopi võimu. Sellel ordul oli kasutada terve spekter erinevaid meetodeid, erinevaid viise, kuidas piiskopi võimu neutraliseerida. Sellele vastu ei olnud piiskopi võimul peaaegu midagi vastu panna. Ainult harvadel kohtadel näeme seda, et piiskopi võim on suutnud nagu mingite vahenditega mobiliseerida oma endale toetajaid ja astuda ordu vastu. Aga need kõik on jäänud Liivimaa ajaloost teame väga hästi episoodilisteks. Ikka on ordu mingite vahenditega suutnud välja tulla. Nii et see piiskopide identiteet, Liivimaa identiteet, ma ei ütleks, et sellest võib-olla ei saagi peaaegu üldse midagi rääkida, seda sama hästi kui olnud, õljus niimoodi õhus. Ja nüüd üks ülitähtsa Liivimaal kanda kinnitanud struktuuri olemuslikud joonelt, nimelt Hansaliidu puhul selle puhul on väga selgesti ka näha neid enesele osundamise tunnuseid. Sest tegelikult, kui me vaatame nüüd seda, et Liivimaa Hansalinnad, need olid enne kõike selle liidu osaks ja Liivimaa linnade, Liivimaa Hansa eksistentsi määratles idavaheline kaubavahetus. Ja seesuguse struktuuri toimimine põhines kaupmeeste suhtlusvõrgustikul. Riia, Tallinn, Tartu, eks ole, kõige tugevamad ja tuntumad Hansalinnad. Kõik kolm mõnuvõimsat Hansalinna huvitavad Liivimaast tegelikult kui omaette tervikliku struktuurist ainult vaid sedavõrd, kui see aitab kaasa nende eksistentsiaalsete põhiülesannete täitmisele. Liivimaa Hansalinnade juhtiv ühiskondlik kiht ehk siis kaupmeeskond pole mitte nii palju liivimaalased, minu arvamust mööda, kui ikkagi Hansa kaupmehed Liivimaal. Ja kuulumine Hansaliitu, mida võib nimetada ka riigiks, ilma ametliku pealinnata ja territooriumita, oli Hansa kaupmehe sotsiaalse identiteedi domineeriv külg. See andis linnale ja kohalikule Hansale, kohalikele linnadele siis näo. Ja kaupmehed moodustavad Hansalinnade liidi ning suhestuvad ja suhtlevad teiste sisemaaliste partneritega, pidades valmsalt silmas vaid iseenda huve. Mul on olnud juhust uurida natuke Liivimaa maapäeva kunagi ja seal tuleb see väga selgesti välja, et linnad on suures ärevuses ja kaitsevad tegelikult ainult iseenda huve nendel seisuspäevadel. See on sümptomaatiline. Ja loomulikult Hansat on oma võimsuses, majanduslikus ja poliitilises võimsuses võrreldud ju ka riigiga, sest ta võis oma huvide kaitseks pidada sõdu, mõjutada siin kroonitud peade valimisi ning osaleda osapoolena rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel. Muu süsteemiväline ei läinud, see, mis Hansat otseselt ei puudutanud, ei läinud neile korda. Ikkagi ainult ja veel kord iseenda huvid.
Ja esmaseks järelduseks minu segasevõitu jutu lõpetust oodates võiks öelda ka siis seda, et Liivimaal paistis olevat mitmeid väga erineva identiteediga ühiskondlikke lõpetanud struktuure, mis muidugi kujundasid omamoodi Liivimaa näo. Kuid ühtsest Liivimaa identiteedist millegi mingisuguse spetsiifiliste tunnuste alusel, sellest ei ole üldse põhjust rääkida. Juba nende eriidentiteetide tekke põhiselt polnud tegemist ju Liivimaa sisemise ühiskondliku arengu tulemusel. Ei tekkinud Hansa ei Liivimaal, ei tekkinud Saksa ordogaamite Liivimaal. Liivimaal on üks koht, kus nad kokku puutusid ja kus nad pidid koos eksisteerima. Nii. See üsna skeptiline vaade Liivimaa identiteeti või Liivimaast identiteeti, ma tahaks lõpetada siiski natuke positiivsema noodiga, pool minutit, ja küsida retooriliselt esialgu, et kas Liivimaast tõesti polnud ühtegi ühiskondlikku jõudu, ühtegi inimeste kihti, kelle kohta võiks väita, et nad kandsid endas jätkusuutlikku ja maakeskset nii-öelda paksu identiteeti. Ma arvan, et päris suur osa siinsetest vasallidest, see tähendab kujunevast aadelkonnast, tulid selle ülesandega toime. Nemad olid ju tegelikult maakesksed, sõna otseses mõttes. Ja ära ei tule põlata ka mõtet, et tunduvalt enam, kui me seda seni oleme julgenud arvata või allikatega suudame tõestada, oli neid, kellel olid väga sügavad kohalikud juured, mis ulatusid välja ka juba vallutuseelsesse aega. Balti-Saksa historiograafia on selles võimaluses muidugi suure skepsisega suhtunud ja sellel on omad rahvusideoloogilised põhjused ja ilmselt muidki tagamaid. Aga puht eluliselt ei ole minu arvates usutav, et sisserändajad kandsid vasallkonna moodustamise põhiraskust. Siin peab olema mingisugune muu lahendus. Kahjuks on asi niimoodi, et Liivimaa kohta käivad allikaid on suhteliselt vähe, aga ma loodan, et nooremad generatsioonid, kes võtavad vaevaks nende asjadega tegella, suudavad siin natukene klaarimat pilti luua. Suur tänu teile! Suur aitäh Priit Raudkivile selle huvitava sissevaate eest. Ühe välkküsimuse jõuame teha, kui on. Mida on teada eestlaste identiteedist peale Jüriö ülestõusu ja enne Liivisõda? Ma ei ole õige mees sellele vastama, kuigi ma väga tahaks seda vastust kuulda. Aga ma arvan, et siin saalis võib olla nii mõnigi, kes suudavad selles selgust luua. Aitäh siis veel kord.